viimasest blogijate kuningriigi ajast on päris pikka aega möödas ja nüüd siis tuleb. Vahepeal on ära tulnud sellistes nagu Linuxist on räägitud, Intelist, Microsoftist on räägitud, siis 2. aprill oli üks osa, mis rääkis põhiliselt eilsest päevast, 1. aprillist. Tolle ajal eilsest päevast. Neis erinevad poliitilised ideoloogiad, põhiideoloogiad, liberalism, konservatism ja sotsialism ja roheline ideoloogia. 4 põhiideoloogiat. Kui ka nende et seda arvud koos nendega koos, nii et üks osa on liberalism ja sotsiaalliberalism, teine osa konservatism, rahvuskonservatism, liberaalne konservatism, kristlik demokraatia ja sotsialism, sotsiaaldemokraatia, kommunism. Ja siis roheline ideoloogia, usulised ideoloogiad, natuke judaism, džainism tuleb homme, hinduism ja sintoism. Ja siis usulised ideoloogiad tuleb pärast veel, hiljem juurde ja siis jooga, mis on seotud budismiga ja joogast ka räägitud. Ja siis on räägitud treeningsõltuvusest, mis see on, kuidas tekib ja kellel on, kuidas ära tunda. Ja mis siis veel tulekul? Tulekul on, nagu ma juba ütlesin, džainism, aga üldiselt ka teised usundid. Kristlus hästi laialt võetud, laiali arutatult, kuidas tekkis, mis kohas on, millised usundid on hästi laialt võetud. Islam ka lagunenult, erinevad usupooled, erinevad sektid niimoodi eraldi kaupa, üksteise kaupa võetult. Ja väga rohkem ei olegi. Islam ja kristlus on veel jäänud. Ja siis hakkab ajalugu. Ajalugu esimestest inimestest kuni sinna 20. sajandi lõpupoole ja 21. sajandist edasi ka võtame natuke mõned asjad. Euroopa Liit ja sellised teemad ka käsitlusele. Ja siis veel on tulekul igasugused spordialade teemalised nagu jalgpall ja korvpall ja võrkpall ja sellised spordialad teemalised, sportimise teemalised osad. Ja rohkem ei tea, rohkem praegu plaanis ei ole. Eesti keel ka ja maailma riigid, nende asukohad. Eesti keelealased ka. Ja tuntumad raamatud, mida oleks mõistlik lugeda ka kirjandusalaselt, nagu näiteks Eesti maailmakirjanduse klassika lugemisvalad, aga need on ainult pealkirjad, mida oleks mõistlik lugeda. On näiteks Tõde ja õigus, esimene osa, või siis Kalevipoeg eestlastele. Ja nüüd ma siis lõpetan ja jälle uute lõpetuseks mängib saaline partner Rannavees.